Tervitus sõbrad, täna tahaksime natukene rääkida nõndanimetatud videokonverentsidest, et praegusel keerulisel ajal, kus inimesed kontorites käia ei saa, peetakse koosolekuid teatavasti igasugustes erinevates online kohtades ja kasutatakse küll Skype'i, küll Zoomi, küll FaceTime'i, aga kui koosolekut on vaja pidada, siis reeglina tehakse seda nii-öelda virtuaalselt. Aga sarnaselt telefonikõnedele, millest me oleme selles blogis ka varasemalt juttu teinud, on ka videokonverentse võimalik pidada õigesti ja on võimalik pidada valesti. Näiteks on täiesti reaalne, et inimene siseneb videokoosolekule niimoodi ja esineb niimoodi ja räägib niisugust juttu. Palun! Oleme näha või kuule midagi. On püütab keela. Midagi ei kuule. Räägi valimine. Oota korra, oota. Nii, kuule, aga nüüd ma kuulen teid. Kuule, aga me peaksime rääkima, mis selle sassiga teha, sellepärast, et see on absoluut täpselt kanahuul. Niimoodi sa ei jätkata, sellepärast, et tüüp käivad absoluutselt ei tee. Oota, Mirjam, ära minna kuskile praegu. Ole siin, kas siin olema. Tüüp ei tee absoluutselt käivad. Mida? Mis sa teed? Okei, sorry. Aga tegelikult oleks videokoosolekul hoopis mõistlik osaleda nii. Head sõbrad, ma olen praegu oma magamistoas, aga olen teinud kõik selleks, et see tunduks ja näeks välja võimalikult vähe minu magamistoa moodi. Voodi on küll selja taga, aga ma olen kaadri sättinud enam-vähem niimoodi, et seda voodit näha ei oleks. Ma olen pannud oma laptopi alla raamatud, et laptopi kaamera oleks mul enam-vähem silmade kõrgusel. Ma olen endale midagi selga pannud, päris ülikond see ei ole, aga natukene parem ikkagi kui päris alasti. Makaronid olen jätnud kööki, lapsed olen saatnud teise tuppa. Ma olen veendunud, et ma olen kuuldav ja nähtav teistele koosolekul osalejatele enne seda, kui koosolek algab. Ja umbes niimoodi ongi tegelikult kaunis mõistlik ühel videokonverentsil osaleda. Järgmise korrani!